seda oli päris palju, et ma mingil hetkel vestlesin ChatGPT-ga ja lugesin talle ette, et kõik need asjad, mis ma teen, et siis ta vist ütles mulle, et mul oli vist sellise 14 kohaga koormus. Tšau, Temia teile siin. Alustame oma detsembrikuise podcastiga. Mina õpin ikka ärindust ja Adela õpib ikka rakenduslikku majandusteadust ja meil tõotab täna tulla üks väga-väga põnev podcast. Sest meil on täna külas üks äärmiselt äge ja tegus naine. Tere, Henessi. Suur rõõm, et sa olid seda aega meiega siin täna vestelda natukene. Tere! Kas sul oli täna kiire päev? Täna oli üks kiire päev. Ma olen viimasel ajal püüdnud teha niimoodi, et ma reede, laupäev, pühapäev hoian telefoni internetist väljas. Et siis, kui esmaspäev jälle tuleb, siis on ka tuju ja motivatsiooni asju teha. Et siis täna esmaspäeval oli natukene kiire küll, aga niimoodi head moodi kiire. Kas vahel tahaks esmaspäeval mitte seda internetti jälle sisse ka tagasi lükata või? No siis, kui laupäev, pühapäev internetis oled, siis küll. Aga ma just hiljuti ka püüan kuidagi selle tänapäeva kiire elutempoga kuidagi paremini hakkama saada ja leida, et kuidas seda rahu enda sees hoida. Et siis olengi avastanud, et kui võtta päriselt endale nädalavahetus, kus sa päriselt puhkad, siis on tegelikult esmaspäeval tore hakata asju jälle tegema. Okei. Me just Adeilega enne arutasime päris pikalt, et mis me siis ütleme sinu kohta, et milline tööamet nimetus oleks, et ma pigem, mis me mõtlesimegi lihtsalt, et küsime sult endalt, et kas sa ise tutvustaksid ennast näitlejana või vabatahtlikuna või kellegi muuna? Oma erialalt olen ma näitleja. Lõpetanud Viljandi Kultuuriakadeemia näitlemise erialal juba 5-6 aastat tagasi. Aga muul ajal tegelen ma ka muusikaga. Mängin muusikat DJ-na. Teen vahel saateid raadiotes. Ja suure osa minu ajast võtab heategevus, kus ma siis Ugandas juhin üht lastekodu, üht kogukonda ja Eestis siin Little Bridge Foundationi heategevusorganisatsiooni. Ja hiljuti olen avastanud, et mul on veel neid heategevusorganisatsioone, mida ma juhin ka oma küla MTÜ ja muid asju. Aga ise, kui ma vist ennast tutvustama peaksin, siis mulle vast kõige olulisem on ikkagi mitte need ei maised ega rahalised tegevused, vaid pigem see, mis ma ise enda hinge jaoks teen. Ja see võib-olla hõlmab rohkem sellist aeglast elu ja vaikuses istumist. Selge, mingi vastuse nüüd saime. Aga kui me nüüd räägime, korraks puudutame su lapsepõlvega, et kelleks sa väiksena saada tahtsid näiteks? Et ma mäletan seda kuigi hästi. Ma ikkagi üsna noorelt tahtsin juba näitlejaks saada. Ma ikkagi käisin näiteringides juba lasteaias ja algkoolis ka. Nõiaks tahtsin mingi hetk saada. Kindlasti lauljaks ja baleriiniks oli ka selline tavaline asi. Kusagil seal nagu enamus väiksed tüdrukud. Ma ei tea, kas see nõiasoov on selline tavaline, aga... Ma vist ei tahtnud nõiaks väiksena saada. Ma tahtsin printsessiks. Kusjuures ma ka ei mäleta. Nii palju asju ilmselt käis ikkagi peast läbi. Aga kas siis see näitlemine oli siuke nagu läbiv või sul oli ka hetki, kus kui sa, nii palju, kui sa mäletad? Ta vist ikkagi oli läbiv, sest ma ikkagi oma esimese lühifilmi tegin 10-aastaselt ja hakkasin kaamera ees näitlema, kui ma olin, ma ei mäletagi, kas 14 või 15. Ja ikkagi nii kaua, kui ma mäletan, ma ikkagi käisin erinevates näiteringides ja kogu aeg tegelesin sellega, et see oli miski, mis mulle meeldis niimoodi esineda ja laval olla. Et nii järsku ei tulnud see näitlemine? Ei, ta ikkagi oli üsna varajasest saadik selline huvi ja kirg. Aga tagasi su projektide juurde tulles, et kui sa peaksid nüüd numbriliselt ütlema, mitu projekti sul hetkel käsil on, kas oskaksid mingisuguse numbri öelda? Kas need tegevused, erinevad projektid, mis mul Ugandas nagu selle ühe lastekoduga käsil on, need on nagu üks projekti ja mitu projekti? Kui sa ise tunned, et need on piisavalt suured, et seal oleks ka mitu projekti, siis mõõta neid kui mitut projekti. Väga keeruline öelda. Ma ise olen vaikselt taastumas, võõrutan ennast sellisest asjast nagu to-do-listid, kus mul on siis need erinevad justkui kas siis projektid või alapealkirjad, et mis mul on
oma küla jaoks, oma seltsimaja renoveerimise see taotlused ja juhtimine või oma külapäeva korraldamine või mis ma oma talus, kui ma ennast kirjeldaksin, siis ma olen ka taluperenaine 7 lagunenud majaga. Et mis ma oma talus plaanin seal teha, mis seal nõuab tegemist, mis on Uganda projektid, kampaaniad siin Eestis, sotsmeedias, kui siis seal kohapeal lastekodus, kuidas laste arengut seal arendada, mis huvitegevusi neile mõelda, kuidas neile sissetulekut luua, et nad iseseisvaks saaksid, mis on seal erinevad loodusliku seebi tootmine või kitsekasvatus või austerservikute kasvatamine või lisa mingid nõuded, mida on vaja täita, et kohalikke neid paberimajandust nõuetele vastata. Ja siis on mul need erinevad näitlemise projektid, asjad, mida ma DJ-na tahaksin endas arendada, mingid telesaated, väga suured osad võib-olla minu spirituaalsetest püüdlustest. Aga ma olen nüüd jõudnud sinna, et ma otsustasin, et kui mu elu muidu on seisnud niimoodi to-do listide najal, et olla nagu korralikult, et ei peaks kõike peas meeles hoidma, et see on kusagil kirjas ja saad sealt vaadata, et siis nüüd ma kuidagi jõudsin sinna, et äkki need to-do listid on ka selline skämm või selline vandenõuteooria, et võib-olla mul on tunne, et need ei saa kunagi tegelikult tehtud. Okay. Ja siis nüüd ma katsetan sellist asja, et kui ma ei pane midagi kirja. Aga tunned siis nagu paremini ka ennast nüüd, kui ei tee, sest ma mõtlen ise, kui ma kuulasin kogu su juttu, siis oli nagu selline, et minule ei jääks vist kõik nagu pähe, mida ma vist katsetan sellist asja, et mis siis saab, kui ma lasen nagu selle kontrolli käest lahti ja luban kuidagi elul ise juhtida ja teha. Et teha siis, kui on õige tunne või kui parasjagu just keegi täpselt õigel hetkel helistab või kirjutab ja siis seda kohe nagu teha selle asemel, et näed mingit e-maili ja siis lükkad selle kaugemaks ja planeerid ja mõtled, et see kuidagi tehislik kontroll seal tundub mulle lõpuks võtab rohkem energiat. Et siis ma praegu otseselt ei teagi, ei tahagi teada, palju neid projekte nagu on, mis neist üldse peab ellu ärkama, et kui ise otseselt neid ka nagu ei suru selle to-do listi järge pidades, et siis saab see teoks, mis ise loomulikult ka nagu teoks peab saama. Tegelikult väga õige mõtlemine. Pigem siuke kulgemine. Ma veel ei tea, mis sellest saab, aga see on mul selline katsetus praegu, et ma katsetan, et kas see kuidagi toob rohkem rahu. Jaa. Kui tulemustest teada saad, siis võid kuhugi sotsmeediasse üle visata. Mind ka huvitaks, jah. Aga kui me nüüd seda Uganda teemat uuesti puudutame, siis kui aktiivselt sa praegu nagu igapäevaselt tegeled või kui... Ikka igapäevaselt. No ma püüan, et ma laupäev-pühapäev ei tegele. Kunagi tahaks jõuda sinna, et võib-olla ka reede ei tegele, mul on reede siuke poolest päevast olen praegu saanud võtta, aga seda pikalt ma olen teinud ju üsna üksinda, et mul on kohalik kogukond, kus on selline tiim ja kes seal teevad, aga et kõike seda juhtida siit nagu Eestist, mis siis on nii eelarvete majandamine, kui tekib mingisugune ootamatu olukord seal koha peal, et kus seda raha järsku leida, kas seda kusagilt laenama, kui on nagu, ütleme, tihtipeale Aafrikasse raha saates, raha jääb kuskile kinni ja siis, kui tegelikult konto peal rohkem raha ei ole, aga seesama summa on ikkagi jälle puudu, mis kusagil, et kuidas nagu neid summasid liigutada, igasugused uudiskirjad, e-mailid, koolitoetajate, meil on ju haridusprogramm, kus lapsed käivad koolis, iga nende laste tulemustega tegelemine, igasugused need kodulehed, automaatsüsteemid, kampaaniad, asjad, et seda on hästi palju. Ja mõnda aega tegelesin sellega üsna nagu üksinda kõigega ja seda oli päris palju, et ma mingil hetkel vestlesin ChatGPT-ga ja lugesin talle ette, et kõik need asjad, mis ma teen, et siis ta vist ütles mulle, et mul oli vist sellise 14 kohaga koormus. Ja siis ma otsustasin, et on aeg võib-olla leida inimesi appi, et praegu meil on tegelikult 5 või 6 liikmeline, me praegu oleme just niimoodi moodustamas ja vaatamas siuke ilus naistiim ja nendega koos me praegu siis katsume seda tööd kuidagi teha niimoodi, et oleks kõigile jätkusuutlikum ja võtaks vähem aega, et sest, et kui muidu see heategevuse vorm ju, mis me seal katsume luua, on ikkagi sellise jätkusuutliku tähe all, et ta oleks nii hea inimestele kui ka loodusele ja kui ka majanduslikult selles mõttes, et need inimesed saaksid lõpuks iseseisvaks, et see annetamine ei oleks nagu igavesti, vaid et neil oleks võimalik saada mingisugune kapital, mille pealt siis nagu ise lõpuks hakata oma elu toetama ja järjest neid sissetulekuid juurde looma kogukonnale. Et siis ühel hetkel ma avastasin, et suur osa sellest jätkusuutlikust heategevusest võiks olla ka see, et kuidas
neile, kes aitavad, see samuti jätkusuutlik oleks. Et siis praegu ma kuidagi tegelen sellega ja püüaks kuidagi jõuda sinna, et võib-olla siis esmaspäevast neljapäevani iga päev paar tundi oleks okei teha, aga siia on ikkagi rohkem kui ükski teine asi, rohkem kui näitlemine või muusika või talu renoveerimine, mis iganes ikkagi võtab see heategevus, et ta on ikka selline igapäevane mitmetunnine asi. Aga et sul on praegu Eestist ka selline tugitiim koos? Jah, nüüd on meil see tekkinud. Kuidas sa nagu leidsid, kas nad ise pakkusid ennast välja sulle appi või? Ma hõiskasin välja, et oleks vaja abilisi ja täitsa üllatavalt 36 inimest mulle vastas ja sealt ma mingil õndsal hetkel suutsin lõpuks 5 ankeeti välja valida, aga teisi ma ei ole veel jõudnud lõpuni välja töötada ega kõigile kirjutada, mida ma väga tahaks teha. Et ta on endiselt veel selline kujunemas ja kuidagi tundsin ka, et võib-olla ei tasu kohe seda liiga suurt tiimi panna, et vaikselt õppida haldama seda väiksemat tiimi ja siis vaikselt niimoodi laieneda ja jällegi loomulikult kuidagi eluõpetuse ja juhatuse saatel vaadata, mis sealt välja peab kujunema. Aga kui me lähme nüüd sinna alguspunkti tagasi, et siis millal ja kuidas sa täpsemalt selle projekti juurde üldse jõudsid? Ma jõudsin sinna 2021 vist. Läbi sotsmeedia kirjutati mulle, kui ma olin parasjagu Iirimaal maailmakoristuspäeval koos teiste näitlejatega parki koristamas ja kuna me sealt postitasime mõningaid pilte, siis kellegi teise näitleja nii-öelda sotsmeedia kaudu, siis minu kohalik vend, keda ma oma vennaks nimetan, leidis mind ja kirjutas mulle, et ta sooviks, minu arust isegi ei palunud abi, ta lihtsalt kuidagi kirjutas tere õde. Ja millegipärast ma avasin selle message request'i sealt Instagramist, mis on et kui tihti sa tegelikult üldse neid vaatad, on ju, kui tihti sa siis näed, kes seal on, kui tihti sa päriselt selle avad, kui tihti sa siis päriselt lõpuks selle profiili avad. Ja teades praegu, siis see profiil nägi välja nagu iga teine selline tavaline Aafrika skämmeri konto. Et aga millegipärast mul tekkis mingisugune tunne, et ma nägin seal ühte sellist väikest poissi, kellel ta abi otsis, üldse väga palju tema enda külalastega siis seotud fotosid või postitusi, kus ta otsis nagu abi nendele, kes tema enda külas on kas siis koduta jäänud või vajavad kuidagi abi, et nii lapsed kui ka tegelikult vanemad inimesed. Ja siis me hakkasime suhtlema ja see kõik käis kuidagi üsna ruttu, sest et ma olin varem olnud huvitatud sellest, et mis heategevusse võiks annetada, sest et kuidagi tundus mulle õige, et inimesed ju võiksid. Et keegi, kellel vähegi on, et kui igaüks natukenegi annetaks kas või 1 või 2 euro, on ju, et kui me mõtleme kas või siin Eesti rahvastiku pealt, meil oleks juba siin 1 või 2 miljonit koos, on ju, et selle eest tegelikult saab palju ära teha. Aga üsna raske oli leida sellist heategevust, kus ma saaksin aru, et kuhu need annetused lähevad, et mille jaoks neid täpselt kasutatakse, sest hästi palju olen kuulnud ka neid lugusid, kus lennutatakse mingisuguseid kuulsusi kohale, saavad ööbida kusagil väga kallis hotellis, on ju selle jaoks, et lõpuks mingi pilt teha kusagil lastekodus või mingisuguse asjaga, et mille jaoks neid, kõiki neid annetusi, mis tegelikult teades, kui raske neid on koguda, et kuhu need siis päriselt lähevad ja et ma tean, et toona ma kusagile ka annetasin seoses ühe lavastusprojektiga raha, et saaks ühe kaevu ühele perele, aga teades nüüd, mis need summad on, siis ma tean, et kindlasti üks pere selle eest minu raha eest nagu kaevu ei saanud. Aga et kuna see oli mul nagu taustal, siis esiteks tundus mulle hästi väärtuslik, et mul on kontakt mingisuguse päris inimesega koha pealt, kellel tundus olevat päris püüdlus oma inimesi aidata. Ja ma küll püüdsin teda suunata teistesse heategevusorganisatsioonidesse, aga ka tema poolt selgus, et see on üsna võimatu nendele, et ikkagi kui pildid veel kusagilt võetakse vastu, siis pärast seda enam ei suhelda, et ikkagi, et leida seda abi. Ja siis ma hakkasin aitama seda väikest poissi seal, et alguses saada talle arstiabi ja et üldse saada teada, mis tal häda on. Nagu hiljem selgus, siis tal olid suured tervisemured seotud sellega, et neil ei ole puhast joogivett. Ja siis vaikselt hakkas see pall kuidagi veerema, et üsna ruttu minu arust 5 päevaga ma vist algatasin juba MTÜ siin Eestis, saades aru, et seda heategevust, mida mina näeksin, mis võiks olla, et seda ei ole olemas ja et ma võiksin selle teha. Ja ju ma arvasin ka, et näitlejana mul piisavalt suur platvorm on, et ehk siis vähemalt neile võib-olla kaevu jaoks mingisugune summa koguda. Aga kuna ütleme, ma ise olin tegelikult huvitatud jätkusuutlikust eluviisist, et ma aastaid püüdsin sellist nullkulu elu elada või teha ise endale mingisuguseid hambapastasid, deodorante, mis iganes vaja oli, et vähem nii-öelda plastikut kasutada ja kuidagi see loodushoid oli mul südamelähedane. Et siis hakkas mul kuidagi selline
lihtsalt sellest, et ma vist tundsin, et kuidas sellist asja juba olemas ei ole, hakkas selline mõte veerema, et võiks ju olla siis selline heategevus, mis päriselt ka kasutab, ütleme, loodussõbralikke lahendusi, et see hea tegu saaks olla hea nii inimestele kui ka loodusele. Ja et heategevus võiks ju olla miski, mis on, et sa annad inimesele õnge, on ju, mitte et sa annad talle kala. Ja et kui ongi alguses annetused, et lõpuks need annetused kujuneksid välja mingisuguseks tugistruktuuriks, mis tegelikult võimaldaks inimestel ise seisvuda. Et see annetus ei oleks nagu pikaajaline lõputu asi, vaid selline asi, mis annab lõpuks ka nagu lõpliku tulemuse. Et siis kuidagi sellena see pall hakkas niimoodi veerema ja sellest ühest kaevamise ideest sai selline mõte, et kui juba on kaev, siis võiks olla ju väikene maa, mida omad, kus see kaev on, et saaks seda kaevu nagu ilusti avatuna kõigile hoida. Ja kui on juba väike maa ja see kohalik vend tahab nii väga aidata neid lapsi, kes seal on, siis võiks ju olla väikene maja, kus saavad elada need lapsed, kel muidu kodu ei ole. Ja kui on seal juba maa, siis võiks ju kasvatada toitu, mille abil siis need lapsed saaksid ise söönuks. Ja võib-olla on siis võimalik sinna tekitada mingisugune sissetulekuallikas veel, mis siis seda kõike nagu üleval hoiaks. Ja et siis olekski üks väikene kogukond, mis ise kuidagi toimiks ja et võib-olla, kui seal on erinevad õpetused erinevatest jätkusuutlikest praktikatest, et siis see kogukond saaks ju aina laieneda, kui sinna tuleb inimesi juurde, kes midagi õpivad, viivad seda kuidagi edasi. Ja niimoodi see süsteem kuidagi elu seda ise juhtis. Ja nüüd 4 aastat olema sellega töötanud ja siiamaani siis olemegi jõudnud, et meil on 7 aakrit maad, meil on 3 maja lastekodule, meil on puhta joogiveega kaev, mis on, kust 200-300 inimest saavad puhast joogivett. Meil on lapsed, on koolis haridussüsteemiga, mida me ise siis nii-öelda oleme loonud, et enamjaolt Eestist, aga ka mõned välismaalt inimesed siis toetavad nende koolikulusid, sest Aafrikas, Ugandas ei ole sellist head tasuta haridust. Ja meil on lapsed koolis ja siis on meil igasuguseid töötubasid toimunud siin permakultuurist kuni austerservikute kasvatamise, loodusliku seebi tegemiseni, korduvkasutatavate hügieenisidemete õmblemiseni. Et nüüd me olemegi sealmaal, kus meil on nii-öelda sellised viimased teod, mida lastekodu vajab, mis on näiteks siin aia ehitamine ja selliste väikeste lisanõuete täitmine, mis siis ütleme, Uganda kohalik nõue nagu vajab, kui sa lastekodu pead. Ja siis ongi jäänud need viimane etapp siis neid projekte kuidagi viia sinnamaale, et nad sissetulekut tooksid, et nad siis ise seisvuksid. Hästi suur töö on tegelikult tehtud selle 4 aastaga, et kõik see elamistingimused nii-öelda on tegelikult täidetud ja lapsed on 4 aastat koolis käinud ja mis on hästi ilus, sest et lapsed, kes muidu oleksid tänaval ja kel puuduks igasugune ligipääs haridusele, kellel nüüd ma iga veerand vaatan neid tunnistusi ja enamus neist on puhta viielised, on ju, et see on nagu suur asi. Ja et nüüd ongi veel selline viimane amps, mille jaoks ma tunnengi, et nüüd on seda tiimi lõpuks vaja, sest 4 aasta peale lõpuks mu enda jõud on vaikselt nagu raugamas, et see alguse, see tuhin, mis sul on, lõpuks saab ikkagi sellise korraliku, ikkagi siukse paugu sellest, et kui palju on neid väikseid takistusi, et kas sa siis maadled sellega, et kusagilt mõni annetaja on midagi ära unustanud ja sul on mingi summa puudu või maadled sa kodulehega, kus mingi server ei toimi või maadled sa sellega, et raha jääb kuskile Aafrika pankade vahele kinni või millega iganes on ju, et neid asju on palju, et ma olen jah selle ilus õppetunni saanud, et meeskonda on vaja. Aga mis sul see ideaalne number siis oleks selle tiimiga, et kas sul oled mõelnud nagu, et kui suureks sa seda tiimi tahaksid ajada või? Ei, ma usun jällegi sealt on vaadata, et elu näitab, et millest või kellest, mis abikäest nagu puudu on. Ja. Aga ma usun, et jällegi ei ole mõtet koguda hunnikut inimesi enda ümber, kui tegelikult piisab võib-olla 5-6 on ju, et pigem inimesed, kes teevad kirega ja teevad hästi, kui et palju inimesi, keda siis kõiki mikromanageerima peaks. Et mis ma ise näen, mis on hästi oluline meeskonna puhul minu jaoks, on see, et neil on endal selline suur isepõlemismootor sees, et ma ei pea minema kedagi torkima, vaid et mingid asjad on juba, ütleme, liigagi palju tehtud või liigagi ette mõeldud või ära tehtud, et mul ei läheks lisaenergiat selle jaoks, et minna kedagi nii-öelda üles otsima. Uskumatult suur töö on ikka juba tehtud seal või nüüd kõlab nii suure arenguna. Jah, aga tead, ise vaata, kui kaugelt teed on ju, nemad on seal kaugel Aafrikas on ju, ma muidu käisin seal 2 korda aastas ikkagi külas, praegu mul on pikem paus jäänud, et siis kui oled ise nii kaugel, siis
nagu see kontakt inimesega puudub ja siis jääb endale see mulje, et see töö on ainult see ekraan ja see email, mida sa vaatad ja see eelarve, mis kunagi ei klapi, et siis mingitel hetkel tundub, et issand, et noh, see on ju nii mõttetu kõik, mis ma teen või keda see siis nagu aitab või et kas ta päriselt üldse on mingisugune asi, mida tasub teha või et mis asi see üldse on, aga et siis noh, ongi, et nii kui sa jällegi teen nende lastega videokõne või olen seal koha peal, et siis saad ise ka aru, et mingite inimeste elu on ikkagi täiesti muutunud tänu sellele. Tahtsin seda küsida, et kas sul on ka nagu, ongi olnud neid reaalseid olukordi, kus sa mõtled, et ma ei jaksa enam, et ma ei suuda või? Ja hästi palju ja ikkagi kogu aeg. Aga et noh, see on mingisugune töö, mis ma iseendaga teen, et püüda üldse analüüsida, et mis see siis on, mida ma ihkan. Et kas ma ihkan mingisugust vabadust ja rahu ja kas see vabadus ja rahu on siis see, mis tuleb sellest, et ma ei pea midagi tegema, et mul on majanduslik kindlustatus, et mis iganes need tingimused, mida me tihtipeale mõtleme, on ju, et kui see ja see oleks olemas ja mul oleks see auto ja siis oleks see probleem lahendatud ja see asi, et küll ma siis oleks nagu rahulik, et tegelikult leida, et see rahu on ainult miski, mis ikkagi on iseenda sees ja see tegelikult ei sõltu ei sellest tööst, mis ma teen, mingitest kohustustest ega asjadest, et kõike saab tegelikult teha rahu ja tegusuga ja et ta mulle seda nagu palju õpetanud. Aga eks ma ikka kogu aeg maadlen sellega, sest et noh, kuna meil ei ole mingisuguseid suuri toetajaid ega mingisugust riiklikku rahastust ja meil kõik seisabki nende igakuiste annetajate peal, kes me oleme leidnud nii-öelda sotsiaalmeedia vahendusel, on ju, ja noh, see arv ka ju pidevalt muutub, et siis neid tulekahjusid on pidevalt, kas või meil see nädalavahetus oli samamoodi, et lapsed tulid ootamatult koolist koju, muidu nad on vahepeal koolis, vahepeal lastekodus, nad käivad internaatkoolis, mis on Ugandas hästi tavaline. Aga et kuna seal oli mingi eksamiperiood, siis need, kellel ei olnud eksamid, saadeti koju, siis pidime järsku leidma kõigile sellise ootamatu toidueelarve, mis 40 lapse puhul on päris suur. Ja siis lõpuks, kui me sellega kuskilt nagu leidsime, seda saatsime ära, siis jäi kuskile kinni. Aga siis lastel on seda kohe vaja, sest et mismoodi nad see 3-4 päeva üldse ilma igasuguse toidut on, sest kohalikul meeskonnal ei ole ka, nad on ise kõik ka hästi, ütleme, vaestest peredest ja rasketest oludest, et neil ei ole sellist nagu tugistruktuuri veel, mille jaoks me püüamegi seda sissetulekut seal luua. Et siis leida kusagilt, et kus sa selle raha saad, kui enda see MTÜ konto on ka nullis, on ju, et kas sa siis laenad enda kontolt, kui enda konto on ka nullis, kas sa siis helistad kellelegi, et kus sa seda saad, on ju. Et see on hästi selline tavaline asi, mis tihti juhtub. Aga et noh, praegu me püüamegi jõuda sinna, et meil oleks selline rohkem igakuiseid annetajaid, kelle abiga meil oleks siis igakuine eelarve niimoodi, et ta kataks ka selliseid ootamatuid nagu kulusid, et kui enam ei olnud siiani viimased aastad ikka kogu energia on läinud selle peale, et selliseid tulekahjusid kustutada selliseid, et siis enam selle peale ei peaks nagu energiat panema ja saaks tegelikult keskenduda sellele, et sinna see sissetulek tekitada. Eks hästi palju sellist probleemide lahendamisoskust endas nagu. Aga ju ta on ka, kes ma ei tea, mille jaoks neid asju on vaja õppida, on ju. Ma tunnen, et praegu väga vabalt võiksin mingisuguseid ärisid või asju juhtida, et tundub, et nagu see kogemus on nagu olemas, on ju, et mis moodi mingid süsteemid on ja lõpuks, et kuidas ise selle sees nagu terveks jääda. Tahtsimegi just jõuda sinna, et millise jälje see kogu projekt sinust jätnud on või kuidas see sind inimesena muutnud on, kui sa nüüd mõtled sellel ajal tagasi, milline sa olid enne seda projekti? Ma arvan, ta on õpetanud mulle hästi tingimusteta rahu, mida ma siiamaani õpin. Sest et ma olen jaganud ka, et meil need mingisugused suuremad olukorrad, mis on olnud, oli võib-olla 1. või 2. aasta lõpus, kui me pidime kõik oma maad välja ostma ka mingisuguse möödarääkimise tõttu üsna ootamatult ja kui mul oli siin 6 või 4 päeva aega, et kusagilt 18 000 leida. Ja et noh, ja on jälle nagu see, et kaalukausid on alati sellised hästi dramaatilised, on ju, et kui sa nüüd seda ei leia, siis kogu see maa, mis teil seal on, võetakse ära, kõik see kaev, mille rahad oled juba leidnud, et võetakse ka ära. Ja siis see oli kusagil jõulude kandis ka, et kus sa siis nüüd, kuhu sa kirjutad, on ju, mida sa postitad, kui ma nüüd Instagrami postitan, ega see 18 000 sealt kuidagi ei tule, on ju. Et ta on, aga noh, alati siiamaani, ütleme, et ikkagi üsna iga kuu või iga 2 kuu tagant ikkagi on see olukord, kus jälle tekib see tunne, et ei näe, kust see lahendus võib tulla ja on kuidagi lepin selle kurva paratamatusega, et ilmselt tuleb võib-olla see lastekodu kinni panna. Mõtlen, mismoodi vähegi seda kuidagi paremaks saab teha, et kui me siis müüme oma maad maha, kõik, mis me oleme sinna ehitanud, et kas siis selle saaks vähemalt kuidagi laste nagu sinna haridusfondi panna, et nad kuidagi koolis edasi saaksid käia, kus nad siis elaks.
aga siis alati ei tea, kust kuidagi tekib mingisugune lahendus, et kas keegi kirjutab, et tahan kuidagi annetada, sain just mingisuguse investeeringu kusagilt kätte või kusagilt täiesti nimetult ilmub kusagilt 500 eurot jälle sinna MTÜ-kontole, on ju, et noh, need väiksed nagu abid või siis tekib mingisugune tiimiliige kusagilt, kes ütleb, et teeme ja tal on jõudu. Et ta on, et nüüdseks ma olen jõudnud sinna, et kui ka mingisugune selline traagiline moment on, et siis ma juba suudan hoida rahu. Et ma tean, et kui see peab lahenema, siis see laheneb. Ma saan endast anda nii palju, kui ma vähegi saan, aga et see muretsemine või ärevus enam nagu see ei muuda midagi. Ja kui juhtub, et seal ei ole lahendus, siis mul ei ole ka enam midagi teha. Ja siis kuidagi see selline leppimine ka selle variandiga, mida ma ise võib-olla muidu ei eelistaks, on ju. Et kuidagi see kontrolli lahti laskmine. Et ma arvan, ta on väga palju siuksel intensiivsel viisil õpetanud mulle sellist ootamatuste ja asjadega tegelemist, et kuidas ka siis nagu seda rahu hoida. Kui ma oleks kindlasti ainult iseenda eest vastutanud kõik need aastad, siis seda oskust, ma arvan, nii intensiivselt ei oleks nagu tulnud, aga et õppida seda sellist kuidagi psühholoogilist võimlemist läbi sellise asja on kindlasti, ma olen arendanud mind hästi palju. Väga, väga lahe vastus. Aga kui nüüd minul või kellelgi teisel tekiks huvi, et me tahaks panustada sinna projekti või tahaks toetada rahaliselt, siis kuidas me seda teha saame? Meil on 2 kodulehte, mida ma hetkel ise haldan, mis ei ole väga up to date, aga meil on väikesild.ee ja littlebridgefoundation.org, kus on mõlemal kirjas kõik. Meil on seal meie tavaline LHV konto, meie PayPal, meie Wise konto, meie Patreoni sait ja kus saab ka uudiskirja tellida, on, et ma katsun ikka kogu aeg meie kõikidele toetajatele enda jagada, et mis nende annetuste eest on tehtud. Ja kindlasti meil seal Instagramis Little Bridge Foundation on selline info, mida me püüame jagada ja nüüd ka katsume algatada jälle seda kampaaniat, et jälle teha uus selline tutvustusvideo. Et praegu mul ka need viimased on siuksed 2 aasta tagused, kus nüüd on palju jälle muutunud, et jälle leida uusi igakuiseid annetajaid. Et siis me ka seal jagame. Ja alati, mis ma ise olen selle platvormiga nagu püüdnud luua, et ta ei ole ka ainult see, et me küsime nagu rahalist abi, vaid et mulle meeldib ka see, mis inimestega ta on mind kokku viinud, mis teadmistega. Et kui meil on mõni, kas või näiteks siin on, ma olen Eestis teinud väga toredate firmadega koostööd, Green Dice näiteks, kes tegeleb tehnikaringlusega, on ju, kes meile mingeid kannetas nagu arvutid, mida me koha peal saame kasutada ja siin nüüd meil oli Globe Dry hiljuti, kes teeb päiksepaneelidel toidukuivateid, mis just jõudsid Ugandasse, mis ilmselt ka meie kogukonnas hakkab siis mingisugust sissetulekuallikat looma. Et üldse, kui kellelgi on mingisuguseid teadmisi, siis ma olen püüdnud kuidagi, et see sild oleks ka nii-öelda selliste teadmiste ja abivajajate vahel. Et ma tuleviku visioonina näengi, et kui meil on selline süsteem välja kujunenud, et oleme juba 3-4 kogukonda üles ehitanud, meil on selline blueprint, et kui kellelgi on soov või rahaline võimalus mingit kogukonda aidata, siis me saaks öelda, et nii, siin on kõik see know-how, siin on kõik kontaktid, siin on kogu see eelarve, mis läheb vaja ja umbes sellise süsteemiga sa saad selle ühe kogukonna iseseisvaks. Et siis seal juures oleks ka võimalus liituda neil, kellel on teadmisi. Et mul on selline projekt, mida me eest veame või sellised teadmised, mida saaks kasutada mõne kogukonna üles ehitamisel või aitamisel. Et siis ta oleks selline platvorm, kus saaks abi nii-öelda need, kes abi vajavad, need, kellel on rahaliselt võimalik aidata, kui ka need, kellel on teadmisi, on ju. Et siis ta oleks kuidagi jälle selline terviklik nagu süsteem. Et kui tahet on, siis leiab alati viisi, kuidas kaasa leida ja aidata. Ja kui hetkel, ma ei tea, millal meil see laivi läheb, see podcast? Detsembri alguses. Siis võib-olla selleks ajaks juba on, võib-olla ei ole, kui on ka võib-olla eriti teie vaatajaskonnal, kui on mingeid sotsiaalmeedikuid, kellel on väga osav oskus, kuidas siin igasuguseid riile, storisid teha ja kellel on aega seda teha, siis see vist on ka veel üks koht, mis meil natukene on täitmata, kus me püüame ka leida, et kogu meie töö siiani ongi olnud enamjaolt ikkagi sotsiaalmeedia vahendusel saadud see asi. Ja et see on veel üks asi, mis palju aega ja energiat võtab, et kui oleks veel seal üks selline tiimiliige, et siis võib ka sellist abi pakkuda. Ja kui keegi siis nüüd tahab, siis kirjutab sulle Instagrami või? Kirjutage kuhu iganes, ma olen üleskutse siis kõigile. Igalt poolt saadaval. Seda on rõõm kuulda, et üsna lihtsalt saab tegelikult aidata ja ei ja see on tõesti
mis ma ise olen kogu selle tööga, aga ma ju näen, ma iga kuu lõpus vaatan üle jälle kõik need annetused, mul on kõik need nimed peas, kes ma juba tean, kes meile, kas see tuleb 5 eurot või 10 eurot või 8,80, et mul on täpselt nagu teada, et ma ju, ja ma näen, kui keegi sealt ära kukub või ma näen, kui keegi tuleb juurde, et see iga väikene annetus, et noh, ise olles MTÜ juht, see tõesti nagu aitab, et see 5 eurot või 10 eurot, et kunagi, kui me alustasime, siis sai ka välja hõigatud, et kui leiaks 1000 inimest, kes annetaks 5 eurot kuus, et siis oleks piisavalt seda nagu eelarvet, et saab nagu lapsi toita ja neid haiglakulusid ja terviseasju nii-öelda seal ära tasuda ja et jääks ka üle selle jaoks, et saaks sissetulekut teha, on ju. Et kui suur hulk inimesi aitab ka väikse summaga, siis tegelikult see kindlasti muudab väga palju. Jah, muutus on kindlasti suurem. Ja alati olen ka öelnud, et kui ei ole üldse tunne, et see Aafrika teema või laste teema puudutab, siis leida mingi muu asi, mis inimesi kõnetab, on ju, et kas need on kodutud loomad või mingisugune loodushoid või noh, neid MTÜ-sid on nii palju, nii ilusaid. Ma olen alati öelnud, et ei pea üldse meile annetama, et kui on ka mingisugust tunnet, et leida keegi teine, kellele kas või siuke väike igakuine annetust teha, et ma arvan, see kindlasti muudaks maailma palju, kui kõik natukene annetaks. See on uskumatu tõesti, kui suure muutus saab teha, kui igaüks nagu natukene, see ei muuda võib-olla sinu igapäevaelus mitte midagi. Ja noh, mis ma käisin tegelikult kõnelemas siin ka TalTechis, kas teil oli äkki siuke noorte business foorum või mingisugune asi on ju. Et kõnelesingi sellest vaatest just, et kui firmad annetaks on ju 1% või 2% oma tulust on ju, et kui palju see muudaks, et just nähes ka seda, et hästi palju ju heategevust seisabki sellistel riiklikel toetustel, aga nende riiklike toetuste puhul see protsess on hästi pikk, see paberimajandus, mis sinna läheb, on üsna selline lõputu on ju kõik need lõputud kontrollid ette ja taha ja siis tehes ka ise eelarvet, et nähes, et kui me ütleme, ei tee sellise ametliku toetuse kaudu oma tööd, kui palju kiiremini me teeme ja kui palju odavam see tegelikult tuleb. Et see, need riiklikud nõuded, mis ütleme meil siin läänemaailmas on versus see, mis tegelikult Ugandas on nagu olemas on ju, et selleks, et nendele nõuetele vastata, mis vajavad igasuguseid arveid ja ma ei tea, mis asju, mis tegelikult seal kohapeal see elu ei ole seal praegu selline. Et siis kui palju kallimaks kõik läheb, et ma olen kuidagi püüdnud olla hääl sellele mõttele, et ma näen, et see heategevuse tulevik võiks tegelikult olla just seotud erasektoriga. Et kuidas iga firma saakski toetada mingisugust heategevust, on ju, mis nõuakski muidugi seda, et leidagi heategevus, mida sa saad kuidagi usaldada, on ju. Ja et kui palju tegelikult selle abil tehtud saaks, kui palju kiiremini saaks kõik tehtud, kui palju odavam kõik oleks. Ja kui see olekski siis ka selline süsteem, on ju, mis päriselt tegelikult kuidagi töötab selle nimel, et luua iseseisvust, siis selle sama rahaga, mis muidu sa võib-olla paneksid pikaajaliselt kogu aeg ühe kogukonna peale, et teda muudki hoida, on ja saad selle eest juba 10 kogukonda tegelikult teha iseseisvaks, on ju. Et see on miski asi, mida ma olen püüdnud kuidagi kõnetada, et see kuidagi jõuaks inimesteni, firmadeni just nagu rohkem, on ju, sest tegelikult seal seda rahamaailmas tegelikult on ja neid võimalusi on ju, et kuidas see inimeste nagu südametesse jõuaks. Ja tegelikult on ju ka need United Nations Sustainability Goals, mis on ka jällegi firmadele võimalus on, et kui sa ise toetad sellist näiteks heategevust, siis kui see heategevus täidab neid jätkusuutlikkuse või kestliku arengu eesmärke, sa saad neid tegelikult kuvada oma firma nii-öelda ettevõtte kontol või saidil on ju, et sa justkui toetad ka neid eesmärke. Et tegelikult see koostöö võimalus, ma arvan, on tegelikult hästi ilus ja suur. Aga et sinna veel on minemist, et see kuidagi muutuks rohkem normaalsuseks. Aga et lõppude lõpuks on sellest kõigile kasu või? No muidugi elame ju ühes maailmas ja kui mult ka küsitakse, et miks sa seal Aafrikas aitad, on ju, et miks sa Eestis ei aita. Siis ma olen ka öelnud, et oleks küsitud Eestist, aitaks Eestis, on ju, et minu jaoks see maailm on nagu sama. Ja kui sama need, kes kuidagi tunnevad, et ai, me peame ainult siin Eestis nagu, kes on hästi kuidagi hästi eestimeelse, tahavad väga Eestit aidata, on ju. Et siis nendele ma olen samamoodi öelnud, et tegelikult kui me ei hooli sellest, mis Eestist väljaspool toimub, on ju, et siis ühel hetkel, kui seal elutingimused muutuvad selliseks, et seal ei saa enam elada, on ju, et siis tullakse ka meile siia, on ju. Et tegelikult me kõik oleme hästi seotud igat pidi, et kas selle põhjal, mis nagu maailma ränded lõpuks teevad, kui ka selle põhjal, mis me igapäevaharjumused on, ju, et me kõik siin ostame riideid kohtadest, kus et see tooraine ei kasvata, seda kasvatada Eestis, on ju, või et kõik kohvid või kakaod või asjad, mida me tarbime, et kõik on kuidagi ikkagi väga globaalne ja üksteisega seotud.
täpselt. mis vahepeal jah, inimestel on võib-olla natuke raske omalt õuelt kaugemale näha. Jah, et see ongi just hästi ilus, kus sa asud sellest mullist nagu välja näha ja see on kindlasti koht, kus igal ühel oleks õppust võtta, võib-olla, kindlasti. Aga jah, kui me nüüd natuke lähme sinu isiklikuma elu poole tagasi, kas sa enne puudutasid ka seda teemat veidi, aga et kas sa oled nagu kogu aeg produktiivne või sa ikkagi üritad rohkem lasta endal ka lihtsalt unistada, olla, kuidagi puhata, tulla välja sellest nagu... Ma olen aastaid olnud hästi produktiivne. Ma arvan, mingisugune viimased 5 aastat või rohkem. Et see tempo on olnud kuidagi selline... Ma läheb ka aega, et ise aru saada, et see, mis meie jaoks on normaalne, ei pruugi normaalne olla, on ju. Et see, kas või see nutitelefonide ja arvutite maailm tuli minu põlvkonnale, vähemalt ma ei tea, kas meid peetakse sama põlvkonna alla või mitte, on ju, hästi kuidagi sujuvalt. Ja siis ühel hetkel ma kuidagi taipasin ennast mõtlemast, et ma tegelikult ei ole vist nagu isegi 2-3 päeva ilma internetiühenduseta enam veetnud nagu aastaid. Ja siis kuidagi selle taipamine ja lisaks ma jäin ka Aafrikas malaariasse, mis kuidagi mu tervisele pani suurema põntsu, mis ma leian, mis oligi vajalik, sellepärast, et ma olin üsna ületöötanud ja läbi põlend. Et oligi korra vaja ka sellist nagu reality checki, et mõelda, et kuhu ja mil moel ma oma energiat nagu panen. Ja kuidagi see pani mind rohkem aru saama sellest, et mis maailm ümber on ja kuidas, kuna see on kõigile normaalne, tundub endale ka normaalne, aga kas ma tegelikult pean seda normaalseks ja kas ma tegelikult tahan sellises maailmas päriselt elu lõpuni elada, kus ma kogu aeg kiirustan, kogu aeg teen to-do-liste, kogu aeg rööplähklen, mõtlen, sõidan autoga, siis ma samal ajal saan seda podcasti kuulata, võib-olla samal ajal teen kõned ära ja siis, et kogu aeg, et me ei tee ühte asja kunagi korraga, on ju. Praegu ma vaatan ka siin linnas aknast välja, näen, kuidas emad jooksevad niimoodi, et laste kärudega, on ju, samal ajal on veel sõbranna kõrval, kellega ta jutustab, mis on kõik normaalne. Aga kas ta on normaalne selles mõttes on ju, et ma ühendan spordi tegemise, sõbrannaga jutustamise ja oma lapsega nagu jalutamise kõik ühte tegevust, sest mul ei ole enam aega. Aga et kuhu see aeg tegelikult, kuhu ta kaob siis? Või et mis see on, mis seda tempot loob ja mis meile mis loob meile seda illusiooni või ideed, et me peame kõiki neid asju tegema, mida me arvame, et me peame nagu tegema. Et kuidagi olen hakanud selliste asjade üle mõtisklema. Ja püüan jah kuidagi olla vähem produktiivsem. Ja et see tegemine ei oleks nagu see, või need saavutused ei oleks nagu see, mis mulle väärtust annab. Vaid et kuidagi ka lihtsalt olla, et kui ma käin looduses, et päriselt siis ka märgata seda loodust enda ümber, mitte et ma kuulan podcastiga veel midagi muud, on ju. Et kui ma sõidan autoga, et korra päriselt autoga sõita, et mäletada, et mitte, et kuidas ma siia tänavasse jõudsin, vaid ma päriselt nagu ka sõidan selle autoga, on ju, et kui sa oled sõbranna kokku, et sa oledki päriselt üks ühele ja nii edasi, et teha vähem, aga teha rohkem päriselt. Et siis pigem nagu nautida rohkem seda protsessi justkui või... Jah, kas see on nautimine? No kindlasti on nautimine, aga et selles mõttes, et ta mingisugune kohalolu selle koha pealt, et seda on huvitav märgata ja just selle koha pealt, et kuidas see, et me kuidagi multitaskime tegelikult alateadlikult, mulle tundub, loob meile hästi suurt tempot sisse. Kui ma pesen hommikul hambaid, juba ma pesen seda hästi suure tempoga, juba lõikan või leiba juba panen, nagu, et see tempo on nagu hommikust saadik meile nagu sees, aga et kui palju juba lihtsalt, et kuidas ma oma närvisüsteemi reguleerin juba sellega, et ma lihtsalt võtan korra rahuliku tempo ja ma pesen aeglaselt neid hambaid ja ma kõnnin aeglaselt oma tuppa, mitte niimoodi ja et ma kuidagi, et võtta see hetk. Ja tegelikult ma ise näen, et see mõte peas tekib, et oi, mul ei ole praegu nädalavahetusel aeg, et ma pean ikkagi vastama neid emaile ja tegema neid eelarveid ja mis iganes nagu asju. Aga et tegelikult, kui võtta see aeg ja teha neid asju rahulikult ja kui ma kõnnin poodi, siis ma kõnnin päriselt poodi, ma märkan, mis mu ümber on või kui ma sõidan autoga, ma sõidan päriselt autoga ja et siis ma näen, et see rahu, mis nagu sellest tekib, annab tegelikult nii palju rohkem mingisugust päris elujõudu ja kvaliteeti ja kohalolu juurde. Et need asjad, mida ma lõpuks teen, ma saan need tehtud võib-olla palju kiiremini tegelikult. Ja siis tegelikult mul ei jää sellest ajast puudu, et lihtsalt see minu kvaliteet tõuseb ja tõuseb kuidagi see tähelepanuvõime, arvan, mis on meil hästi ära kadunud, keskendumisvõime.
aga et siis su praeguse jutu valguses, kui me rääkisime, et sa üritad ka mittestatud uudist enam teha, aga kui sa peaksid nagu praegusele tudengile andma aja planeerimise kohta mingisuguse nõuande, nipi, soovituse, mida sa ütleksid? Hommikul ära pane kohe interneti sisse. Võta endale nii palju, kui sa saad. Mina katsun võtta nii, et mul hommikul on kõigepealt aega mediteerimiseks. Kui mul tekib illusioon, et mul ei ole seda aega, siis ma võtan kas või selle 5 minutit, mis juba tekitab mul tunde, et mul tegelikult on see 20 minutit ka. Ja siis võtta see aeg, et ma päriselt teen endale süüa, ma päriselt söön. Ja siis ma katsun alles panna oma telefoni sisse. Ja õhtul samamoodi, et tegelikult see õhtul magama mineku aeg, et kas sa oled koos oma perega või oma elukaaslasega või ka üksi, mis on ju ka väga oluline aeg ise endale, mida võiks tegelikult väärtustada. Et ka siis panna see telefon ära. Ma näen, et see telefon on põhiasi, mille otsas me kõik kogu aeg oleme. On ju. Et see muutus on juba suur, kui õhtul lubada endale see hetk. Ja seda on huvitav hakata jälgima, kui sa seda teed. Sest ma ju siiamaani seda ka nagu jälgin ja arendan ja harjutan. Et kui kell on 7 ja sul ei ole seda telefoni, et mis sa siis teed? Ja et mis sellest nagu sünnib? Et kui palju tekib neid impulsse, et aga see on huvitav mõte, seda tahaks ikka ChatGPT-ilt veel nagu täpsemalt uurida on ja või et seda tegelikult, see on mingi väike email, ma selle kirjutan ikka ära. Et kuidas me kogu aeg nagu mingisuguse väikse ühendusega oleme nagu selles mingisuguses virtuaalmaailmas kogu aeg nagu sees ja selle tõttu ei ole tegelikult siin. Nii harjumus kohal. Päraseks on muutunud. Nojah, et ta on hästi tavaline meile, sest kõik kogu aeg on ju. Aga et kahelda selles, et kas see on tegelikult normaalne ja et vaadata, et mis siis saab. Et ma arvan, juba see on nagu suur vahe, sest ma arvan, ta kindlasti mõjub ka nagu närvisüsteemile hoopis teistmoodi, kui sul hommikul on see hetk, et sa saad korra meenutada, et sa oled elus ja et kui tore on elus olla või et üldse, et tegi iseendaga kokku saada, mäletada, mis väärtusi ma soovin ise nagu kanda, kuhu ma soovin liikuda. Et muidu, kui ma hakkan hommikul kohe kiirustama, siis ma unustan need asjad ära ja ma jälle lähen automaatselt nagu kõige peale, et kas mul on mingisugune, juba tekib mingi probleem, hakkan juba seda probleemi lahendama, aga et see, et mul tekiks harjumus hommikul ja õhtul korraks nagu kõrval seista ja vaadata seda kõrvalt, et vahel mõni probleem tuleb, kas ma pean sellega kohe nagu kaasa minema, kas ma pean minema endast välja. Et kuidagi püsiks see mingisugune oma kese, mida me ära ei unusta. Et mulle tundub, et see on juba suur asi ja kui veel saaks nädalavahetust, et päriselt võtta selle aja iseendale, mitte et peab kõike saavutama. Ja muidugi see on üldse küsimus, on ju, mida endalt küsida, et eriti noorena tundub see, et saavutused on need asjad, mis mu elule annavad tähenduse ja mulle väärtuse. Aga et see on ka mingisugune huvitav illusioon, et mida rohkem saavutad ja teed, siis järjest rohkem saad aru, et ega see mingisugune õnn ja rahulolu ei ole ka nagu seal. Päris mõistlikud nõuanded. Igaüks nagu, igaüks võiks õppust võtta. Ma olen ise ka tegelikult vahel nagu õhtuti, kui mõtled, et okei, et ma siis nüüd ei ole telefonis, et ma nüüd teengi nagu fokusseerin millelegi muule, siis eks ma olen ka vahel nagu tabanud ennast mõtelda, et aga see kähku nagu see üks asi teed ära, aga tihti, et see oskus, et nagu täielikult nagu sellest mullist nagu eemaldada ja... Jah, kui sa mõtled, et tegelikult selle peale, et meil puudub kontroll oma mõistuse üle, on ju. Et nii, kui tal tekib mingisugune uitmõte, et igat uitmõtet, et see ei ole, iga asi ei ole kuld, nagu seda ei pea tegema, on ju, aga et kuidas meil tekib see, nüüd see retsept ja et samamoodi nagu me salvestame seal Instagrami feedis igat postitust, sellega tegelen homme, teed screenshot'e, kunagi neid ei vaata, on ju, et sellel hetkel see tundub nagu eriti oluline asi. Et sama palju tuleb meil neid uitmõtteid niimoodi, mis tegelikult, et kas see kontroll on võimalik ja kas ta on meil olemas, kui me otsustame, et ma nüüd ei mõtle millegi peale. Ma nüüd ei tegele ühegi asjaga, nüüd ei planeeri ühtegi asja, ma lihtsalt olen. Ja kindlasti on see alguses raske, sest ma arvan, meie mõistus on väga harjunud sellega tänapäeva maailmas, et ta peab kogu aeg tegutsema. Aga et see on väga ilus, mis on võimalik iseenda ja maailma kohta avastada, kui suudad lõpuks võtta selle kontrolli tagasi, et mõistus mitte ei kontrolli sind, vaid sina kontrollid mõistust. Ja et mis siis sealt nagu, mis sellest rahust sündida saab või sellest vaikusest, sellest, kui see suur lainetus muutub selliseks peegelsiledaks järve veepinnaks. Eks räägi. Et see rahu tahab harjutamist saada, et see telefoni järgi haaramine on nii kuidagi lihtne ja nii kiire tegevus. Keegi ütles hästi, et see on nii nagu
eelmisel sajandil oli see, et suitsetamine oli nagu hästi tavaline, on ju. Kõik tegid suitsu lennukis igal pool, on ju, et see ei olnud nagu mingisugune asi, mille peale kirjutati ja öeldi, nagu meil tänapäeval on ju, et see on tervisele kahjulik, on ju. Et mulle tundub, et see kogu see telefon ja sotsiaalmeedia on samamoodi, et praegu on meie jaoks normaalne, et ma usun, et loodetavasti mõnekümne aasta pärast või kas või siis 100 aasta pärast millalgi on nagu see näha, et mida ta tegelikult inimesega teeb ja et seal on päriselt mingisugused piirangud ja vähemalt lastele. See on hästi huvitav paralleel, jah. Et hakkasin just mõtlema, et kas siis nagu tänu Kandale ka tekkis nagu sul rohkem selline mõte üleüldiselt, et okei, ja see kogu internet ja sotsiaalmeedia ja kõik see, aga just nagu see, et nagu hetkes olemine ja kuidagi see, et kas on sul juba ammu aeg olnud või see tekkis sul kindlalt mingi hetk või? Ma arvan, see vist oli ikka enne, et ma arvan, tänu sellisele maailma suhtumisele ma üldse sellise asja ette võtsin. Et kuidagi ma usaldasin, et kui see tuli mu teele, et ju siis ta tuli sinna põhjusega ja et ma ei pea teadma, kuhu ta välja jõuab. Mul ei pea olema kõik äriplaanid nagu selged ja kõik 10 aasta plaan nagu paigas selle jaoks, et selle asjaga välja tulla, vaid et ma võin nagu usaldada ja hakata otsast minema ja vaatama, kuhu see siis nagu jõudma peab. Et see on mul olnud ikkagi varem, aga ma arvan, et väga suur samm või areng ikkagi toimub ka teatrikoolis, sest see, mida näitlejaks õppe endast kujutab, on ka ikkagi midagi väga erilist. Et see, kuidas sa peadki õppima ennast kõrvalt vaatama ja ka analüüsima igasuguseid tegelasi, nii häid kui halbu, on ju, ja nägema neis kõigis nagu seda essentsi, mis on kõigis justkui nagu sama, et halb tegelane kunagi ise ei mõtle, et ta on halb, on ju, et ikkagi tal on mingi põhjus, miks ta mida teeb. Et kõik need erinevad sellised mõtteharjutused ja ütleme iseendalt selliste maskide avastamine ja nende maha kuidagi koorimine, mis käib nagu minu jaoks vähemalt käis selle õppega kaasas, et ma arvan, see on ka kindlasti arendanud ja pannud kuidagi mõtlema rohkem inimeste maailma iseenda ja selle peale, mis meie nagu sees toimub. Ja kuidas üldse nagu valmistud uue rolli jaoks või on sul mingi kindel rutiin, kuidas see rolli siseneb, kui me nüüd näitamisest räägime või kuidas sealt välja tuled? Ei ole. Ei tea, see rollist välja tulemine, see on mingisugune siukene äge jutu teema, mida nagu kuidagi räägitakse, aga ma ei ole küll kogenud, et sellega mingisugune asi nagu on. Et võib-olla ma ei ole nii osav näitleja, et ma nii sügavale kuskile sisse läheks, et ei ole sellega probleemi olnud. Aga et seda ma ei oska kommenteerida. Aga rolli sisse minemine minu jaoks on ikkagi läheb kõik samamoodi, et ta ikkagi läheb nagu sellest inimese mõistmisest algusest, et mis ta sees toimub ja siis niimoodi seest välja hakkad vaatama, et miks ta mida teeb ja miks ta mida ütleb. Ma kuulasin varasemalt One Stage'i podcasti, mis sa tegid 4 aastat päris tagasi, 2021 mõnest. Ja seal te rääkisite emotsioonide näitamisest ja põhimõtteliselt sa ütlesid seda, et sina ei arva, et sa peaksid olema kõiki emotsioone varasemalt ise läbi kogenud oma tavaelus, et sa suudaksid seda edasi anda. Ja mul lihtsalt hakkaski mõte seda edasi jooksma, et kui ma kuulasin seda, siis ma mõtlesin, et kui sul ongi, et sa lähed nendesse nii-öelda emotsioonidesse sisse, mida sul öeldakse, et sa pead tegema, siis kas sul ei ole kunagi tekkinud hetke, et sa justkui ei saa enam aru, mis on sinu päris emotsioon ja mis on nagu see emotsioon, mida sa näitama pead? No selle emotsiooni jutu kommentaariks, selle mõte on nagu see, et selle jaoks, et näidelda surnud, ma ei pea olema päriselt korra elus ära surnud, on ju. Aga nende raskemate emotsionaalsete stseenidega või ka mingisuguste tegelastega, et ma olen ju mänginud nii filmis kui teatris, on ju. Et võib-olla filmis ma ei olegi nii raskeid stseene mänginud, et pigem on teatris olnud mingisuguseid tegelasi või kes on kuidagi väga raskes kohas. Et ütleme, et ma olen jõudnud ka sinna oma kogemuste põhjal, et ma ei näe väga suurt põhjust, miks ma tahaksin oma energiat, oma aega anda sellele, et
istuda hommikust õhtuni proovis ja kodus ja kujutada ette, kuidas ma olen suures mustas masenduses ja kuidas mu laps on ära surnud ja kuidas et mida ma olen nii-öelda ühe rolli pärast ka pidanud tegema. Et ma kuidagi saan aru, et teatris on mingisugune ja filmides mingisugune selline traagika ja mingisugune on ju õudusfilme, on igasuguseid asju, on ju. Aga ma ei näe, kuidas selline žanr annab midagi inimesele juurde. Et mulle tundub, et ta pigem loob juurde mingisugust mingeid mõtteid meie meelepanka, mis on niigi juba üle risustatud. Mingisuguseid illusioone, kujutluspilte. Ja ise olles teatris, ma tunnen, et isegi kui ma näen teatris midagi väga-väga ränka, siis ma võib-olla mõtlen selle peale 5 minutit pärast seda, kui see etendus on läbi, aga tegelikult see ei muuda minu harjumusi. See ei muuda seda, mismoodi ma oma pea sees tegutsen, mis mõtted mul tihti nagu läbi käivad, kuidas ma iseendaga oma peas räägin, kuidas ma teistega oma peas räägin, kuidas ma mingisuguste püüdluste vangis olen, et ta ei muuda neid, rääkides budistlikust vaatest, siis ta ei muuda neid ihasid, on ju, mis tegelikult panevad mind kõigile käituma ja kõiki asju nagu sealt edasi nagu kogema. Et ma olen kuidagi leidnud, et jah, selliseid emotsioone vist, et kui ta just ei ole mingisuguse väga suure eesmärgi nimel ja kuidagi, et ma päriselt saaks aru, et ta päriselt muudaks midagi. Et siis ma olen tundnud, et see energia, mis läheb nagu sellise rolli sisse minemiseks ja sellise nagu mingi traagika mängimiseks. Et ma näen, et see nagu kaalukaussidel ei ole väärt lõpuks seda, mis sellest nagu välja tuleb ja mis ta nagu maailmale annab. Et see on tõesti võib-olla üks asi, mis ma olen kuidagi ise leidnud. Et kindlasti, et kui tuleks mingisugune väga suure keerulise sisemaailma, mingi väga selline musta, tumeda maailmaga tegelane, keda peaks mängima, et ma kindlasti mõtleksin väga pikalt, kas ma tahan seda võtta enda ellu, sest et näitlejana see tähendab tegelikult, et ma olen selle tegelase sees terve päeva. Prooviprotsess on vahel 3 kuud ja ma püüan seda igat stseeni, igat lauset päriselt läbi elada, päriselt aru saada, miks ta seda teeb. Ja siis, kui mul on vaja laval ärevushäires olla, et siis ma püüan seda kodus harjutada ja teha, on ju, et tegelikult et neid ärkamisi on nagu olnud, kus ma olen kodus ja oled kusagil mingisuguse iseenda peas välja mõeldud, teeseldud ärevushäire keskel, mida sa antud hetkel korraks hästi usud, püüdes filigraanseks lihvida mingisugust rolli, kus sa teeskled sellist asja ja siis sa saad aru, et kell on 11 õhtul, ma olen kodus, millega ma tegelen. Et nagu, et kas see on see mingi töö, mida ma tahan teha 3 kuud järjest ja mis see mulle annab ja mida see päriselt maailmas nagu muudab. Kas sa et kas sa siis nagu, kui sa näiteks olid noorem ja nii-öelda alles läksid sinna teatri ja filmimaailma, tegelikult sa juba rääkisid, sa juba noorem, igatahes. Kas sa alguses siis võtsid kõike niimoodi 2 käega vastu ja siis mingi hetk said aru, et kas see on see, mida ma tahan või sul oli algusest peale sa ikkagi filtreerisid välja tugevalt selle? No ma algusest peale olen vist ikkagi alates ülikooli lõpust siis ikkagi valinud, mida ma teen, et ma olen teinud neid asju, mis mind päriselt kõnetavad ja kuidagi pigem valinud siis selle, et pigem las mul olla võib-olla majanduslik mitte nii kindel seis, kui et ma teen asju, kuhu ma päriselt ei tunne et ma südant saaksin nagu sisse panna. Aga seal ka ikkagi arened ka nendes otsustes on ju. Et asi, mida sa arvad, et mis oli täpselt see, mis sa tahad teha, et kust see soov lõpuks tuli on ju, et mida teha, et kas see oli päriselt see, et mul on iga rakk mu kehas oli, et see on üliõige asi, et ma pean seda tegema või oli see, et see oleks nagu äge roll, millega ennast tõestada on ju, või et see oleks mingi asi, mida ma pole veel teinud, küll siis kõik näevad, mida ma veel teha oskan on ju. Et üldiselt need tegemised või soovid, mis tulevad mingisuguse sellise uhkuse pealt või et midagi kellelegi tõestada ja kogu nagu sellise välise mingisuguse kesta nagu pealt. Et need üldiselt mulle tundub ongi lõpuks need asjad, mis tegelikult haiget teevad, sest et juba motiiv on olnud tegelikult mitte puhas selles mõttes. Et ma olen praegu kuidagi jõudnud sinna, et kuna ma väärtustan rahu ja see on minu jaoks kõige olulisem, et siis mind huvitavad ka rollid, kus ma saan seda nagu hoida.
või mis vähemalt saaksid seda maailmale juurde tuua. Või siis alati selles mõttes, et filmimaailm ei ole nii, kuidas öelda, ta on ikkagi meelelahutus, eks ole. Et kindlasti ei saa seal alati sellist nii sügavat mingisugust eesmärki ja rolli nagu täita, et vahel on ka mõni asi, mis lihtsalt on nagu lõbus ja tore või et mingisugune uus äge katsumus, mida teha, kas siis mingi füüsiline asi, mis iganes asi, kas siis mulle väga meeldiks mingisugused võitluskunsti teemad, mis iganes asjad on ju, et see on ju ka mingisugune tore uus kogemus, mida elus nagu kogeda. Aga et üldiselt jah, on tekkinud ajaga mingisugune suurem filter, et võib-olla see noor inimene, kes tunneb, et need samad saavutused ja see töö on kõik see, mis ma pean tegema ja et see on see, kuhu oma energiat panna, et siis mingi aja peale tekib nagu see arusaamine, et võib-olla see töö ei ole tegelikult kõige olulisem ja võib-olla see karjäär ei ole kõige olulisem ja see, mida teised arvavad, ei ole kõige olulisem, et kusagil see taga on miski, mis on nagu veel väärtuslikum, mis need asjad tegelikult vahel üle kaalub. Et pigem ikka südame hääle järgi otsustad? Jah. Mitte, et kellelegi teisele tõestada. Jah, eks neid mõtteid vahepeal ikka tikub ligi, nii et ma arugi ei saa ainult jälle, et tegid midagi tegelikult nagu teiste jaoks või teiste pärast, on ju. Aga et see on jah, mingisugune kompass, mille järgi ma proovin nagu liikuda, et esiteks oleks tunne sees õige ja et need motivatsioonid oleksid puhtad. Jah, väga õige mõtlemine. Aga milline roll on seni sinu jaoks kõige suurem nagu väljakutse olnud või mis on kõige rohkem mõjutanud võib-olla enda eraelus ka? On sellist rolli, mis on nagu jälje jätnud? Ei oska vist niimoodi öelda. On mingisugused rollid, mis on suuremaid uksi avanud, on ju. Iga roll alati õpetab midagi iseenda kohta, oma hirmude või mugavustsoonide kohta, õpetab midagi ka maailma ja teiste inimeste kohta. Et nii nagu iga inimene, keda sa uut ju kohtad, on ju. Et kogu see peegeldusprotsess, mis käib kahe inimese suhtluse vahel ja kõige vahel on nagu õpetanud palju. Et ma niimoodi otseselt vist ei oska nagu välja tuua. Et ma arvan, kõigist nendest rollidest kõige rohkem mind muutnud on vast ikkagi see Uganda lastekodu juhataja roll. Aga kui me ikkagi räägime su näitlejatööst, siis kuidas sa leiad selle tasakaalu oma tavaeraelu ja selle nii-öelda loomingulise töö poolt, mida sa teed, või et kas see kõik üks hetk muutub ka suureks mulliks või et kuidas sa selle tasakaalu seal leiad? No see ongi see, mida ma praegu otsin ka nende nädalavahetustega on ju, ja selle hommikuse ja õhtuse ajaga. Et mingile maale tundub normaalne ja tundub, et see on ainuõige ja see on hästi vajalik, et ma pean kõik endast andma ja kogu oma aja ära andma. Aga siis mingilt maalt saad aru, et selle karjääri kõrvalt elu koosneb ka nendest väikestest hetkedest. Et kui mõtled ka mõne sõpruse peale, on ju, et see, mis sõprusest nagu meelde jääb, on tihti võib-olla see, et kuidas ma sõbrannaga kusagil poeleti vahel olin ja millest me rääkisime, on ju, või et see hetk, kui me lihtsalt sõitsime kuskile, on ju. Et need ei ole need hetked, mille jaoks ma tihti nagu planeerin nüüd selle 2 päeva või et see üks eriline sündmus, et need väiksed hetked seal vahel. Ja seda saab tihti võib-olla vaadata ka meie vanavanematega midagi sellist, kus me tunnetame seda, kuidas see aeg nagu kaob. Et kõik need väiksed hetked lõpuks on need, mille arvelt me seda tööd ja kõik karjääri teeme, on ju. Ja kuidagi olen leidnud, et need väiksed hetked on tegelikult hästi olulised ja et nende jaoks nagu rohkem leida aega, et seesama, et kui me söömegi koos, siis me söömegi koos. Ja et see on juba mingi oluline hetk meie vahel, on ju. Ja et leidagi just seda nädalavahetust ja veel nagu mingeid siukseid hetki, kus päriselt inimestega koos olla, et ma arvan, praegu ma olen seal kohas, kus ma püüangi nüüd seda tasakaalu nagu leida nii selle töö vahel, sest et kohustus on ikkagi kohustus, kui sa oled selle võtnud. Et see on ka mingi teine illusioon, mis kujutab ette, et ilma kohustusteta on võimalik elada ja et siis on kusagil seal see rahu, on ju. Et pigem peab õppima, et kuidas rahu hoida ka nende kohustustega. Aga et jah, et ma usun, et see puhkamine on ka hästi oluline oskus, mida paljud meist enam ei oska. Et selline pidev õppimine pigem ikka kogu aeg. Nojah, kogu aeg ju kõik olukorrad on alati natuke teistsugused. Aga kui sul on need, lihtsalt rääksid sellest hetkest kinnivõtmisega ja et kui sul ongi näiteks need vabad ajad, kus sul oledki nädalavahetusel, siis kas eksprompt ideed on pigem väga positiivsed sulle või sul on ikkagi selline, et kui sa oled juba mõelnud midagi, et näiteks
sõbranna kutsub kuhugi, aga sa oled mõelnud, et sa oled üksinda juba, et oledki mõelnud, võtad aja iseendale. Kas sul siis pigem on see, et sa lähed selle sõbrannaga välja või lähed võtate kohvi või lähete jalutama või et sa... Ma arvan, seda ilma plaanideta aega peakski looma just selle jaoks, et saaksid sündida näiteks prompt asjad, on ju. Et mulle tundub, et nii kaua, kuni me ise kogu oma elu täis plaanime, siis elu ei saa sinna nagu, ei mahugi sinna vahele. Aga mulle tundub, et need asjad, mida elu suudab plaanida, on palju andekamad ja ägedamad kui see, mida mina oma peas suudan nagu välja mõelda. Et pigem mulle just tundub, et just seda laupäeva ja pühapäeva ma püüangi nagu hoida selle jaoks, et seal saaks seda elu juhtuda. Et saadki minna jalutama ja tekib sõbraga tunne, et lähme ronime selle puu otsa ja loeme seal raamatut, siis mingi davai, lähme toome raamatut kodus minna, et saaks nagu päriselt sündida midagi, mis on nagu ka kuidagi lapselik, võib-olla vahel on ju seikluslik, on ju. Ja et ja vahel see tunne on võib-olla ka see, et sulle eestatakse, et lähme teeme midagi, seal mingi, ei tead, mul on praegu ülisükene tunne, et ma tahaks lihtsalt nagu olla kodus ja ma ei tea, lugeda raamatut või lihtsalt käia oma kassil sabas ja vaadata, mida ta teeb päev otsa see õues. Et mis iganes see nagu tunne on, et see oleks, selle jaoks ma arvan, ongi vaja seda aega, kus me ei tee plaane. Aga ma arvan, et enamus meist me plaanime iga oma sekundi täis, on ju. Et kui ma lähen jooksma, ma planeerin, mida ma sellel ajal veel teen. Et jah, see on see, mida ma püüan. Et kuidas teha vähem plaane. Väga hea mõte. Jah, tõesti. Aga kui me nüüd lähme jälle sinna teatri poole peale veel tagasi, siis kuidas sa suhtud näiteks kriitikasse, mida kindlasti iga inimene ju saab, kes on natukene kuskil avaliku elu. Või tegelikult kas või kriitika, mida sa saad selle Uganda projekti koha pealt või ükskõik mis. Kas sellega seonduvalt oled üldse saanud mingisugust? Ikka. Tegeleda Aafrikas heategevusega on kindlasti saab palju kriitikat. Ja teatrilaval saab kriitikat, kinolinal saab kriitikat, aga ma arvan, seal ongi see võti, et kui minu väärtus ei seisne selles, mida ma teen ja mida ma saavutan, siis ei ole ka vahet. Et kui on kriitika ja kui see on konstruktiivne, ma saan sealt, tõesti, see on ju mingi teema, mida ma oleks võinud ka rääkida, aga mida ma ei rääkinud, see on väga hea saada tagasisidet. Et selles mõttes, kui me räägime kriitikast kui tagasisidest, siis see on ju väga hea viis on õppida. Et kui muudaks selle kriitika sõna ära tagasisideks, siis nagu väga hea on saada sõpradelt tagasisidet. Missugune sõber ma võiksin nagu nende arust veel olla, ma saan ise selle läbi protsessida, kas see on päriselt miski, mida mina pean parandama või see on mingi nende enda mingi võib-olla õrn koht, mis vajab tegelikult nende enda tööd, on ju. Sama partneritega me elus perekonnaga, et igasugune tagasiside, ma usun, selle jaoks meil inimesed ümber ongi mõeldud. Et üksinda koopas võib igaüks olla, ma arvan, lõpuks väga valgustunud, aga et kui me nagu ühises sotsiaalses keskkonnas elame ikkagi, on ju, et need suhted, mis seal tekivad, et ma arvan, igasugune tagasiside ja kriitika on äärmiselt väärtuslik ja samamoodi tehes siin ka tööd. Et selle jaoks, et areneda, et saada aru, kuhu nagu edasi liikuda. Ma arvan, see on väga hea. Ja mulle endale väga meeldib ka näiteks oma mingisuguseid etteasted või rolle vaadata ülikriitilise pilguga, mitte selle jaoks, et tunda ennast halvasti ja teha ennast maha, vaid et ma olen põnevil. Et mis ma siit nagu veel õppida saan või mis ma veel nagu paremini saan teha. Et minu jaoks ka igasugused eksimused elus, kui me räägime kriitikast kui eksimusest, siis on minu arust äärmiselt vajalikud ja ägedad. Et kuna minu suur huvi on päriselt leida või avastada, mis see nagu inimese potentsiaal on. Potentsiaal igas asjas on ju, kas see asi, mida ma tööna teen, mis mu anne on, miski muu, mis mind huvitab, aga et selle jaoks, et seda potentsiaali avastada, mul ongi ju vaja leida oma nõrgad kohad või eksida, et siis minu jaoks igasugused eksimused on väga ägedad, sest ilma nendeta ei saaks kuskile kasvada. On sul viimasel ajal olnud mingisugune avastus, suurem avastus iseenda kohta? Kindlasti. Üritan mõelda. Ei oska sulle praegu kohe öelda, aga see on miski, millega ma igapäevaselt tegelen, et jälgida ennast niimoodi kõrvalt ja näha, mis on mingisugused asjad, mis minult rahu röövivad, kuhu mu mõtte ilma minu loata kogu aeg uitab. Ja et ma arvan, iga vahel mõni väga väike avastus võib viia väga suure avastuseni, kui seda piisavalt kaua nagu
jõllitada ja Jaa. näha, et kust ta päriselt pärit on ju. Aga et mul praegu ei oska sulle kohe mingit suurt sellist mõtet öelda. Võib-olla õige viimane suur avastus oligi see, et kas mul on neid to-do liste või kas nad päriselt aitavad mind nagu. Ei, see on, ma arvan, tegelikult päris hea avastus, mida mõelda. Ma lihtsalt räägin, mul endal oli niimoodi, et ma üldse ei teinud kunagi neid ja siis mul oligi, ma tundsin, et on kaos, siis ma hakkasin neid tegema, siis vahepeal oli nagu okei, aga siis jällegi ma tundsingi, et mul on nagu justkui kirjutan hommikul enda elu paberi peal üles ja siis mul ongi see seal paberi peal ja siis ma nagu peangi kõike sellega tegema, et ei olnud nagu sellist, jällegi nagu see vabadus nagu kadus kuhugi ära, mida ma mingi hetk siis hakkasin nagu igatsema natukene. Jah, mingisugune just hästi ilus tsitaat on, et kui sinu rahu on seotud sellega, et kõik läheb nii, nagu sina ette näed, siis see on kontroll, siis ei ole rahu, on ju. Et jah, et ma usun, et see to-do listid ja kõik sellised asjad nagu planeerimine, et see on ka seotud hästi suurelt kontrolliga, et me püüame kuidagi kontrollida oma elu ja rahu ja kõike seda, aga seda vist ei saa kontrollida niimoodi. Jah, sellega seonduvalt tahtsin ka, et mulle just tundub, et pigem inimesed üritavadki sundida ennast tegema neid to-do liste ja et võib-olla paljudel ei oleks seda harjumust sees, aga pigem just kas võigi ma ise ka. No, mingile maale ta on hea, on ju, kui sul muidu kõik asjad kuidagi ligadi-logadi on ja sa ei suuda üldse nagu meenutada, ma pidin täna selle asja tegema, on ju, et mingisugune struktuur on hea ja läbimõtestatus. Aga võib-olla see ongi see, et iga abiratas on alguses hea, aga siis mingil hetkel tuleb ka vaadata, et kas ma olen millestki nagu sõltuvusse jäänud, millest tegelikult oleks võib-olla aeg jälle iseseisvuda nagu ja kuidagi ise hakkama saada. Aga kui me siin rääkisime neist avastustest nagu iseenda sees, siis mis on hoopis selline kõige parem nõuanne või tarkused ära, mis sa oled kuskilt väljaspoolt kellegi teise käest saanud? On sul mingi selline üks kohe näiteks? Nõuanne väljaspoolt. Või lihtsalt mõni mõte? Ma mõtlengi, minu enamus mõtted vist tulevad raamatutest. Podcast'e ma tegelikult väga palju ei kuula, ma kuulan ainult ühte Buda õpetuste podcast'i, mida ma kuulan, need on ka nii piisavalt sügavad, et kuulad neid aina uuesti. Ma arvan, võib-olla kõige suurem õpetus. Ma arvan, kõige suurem õpetus on ikkagi õpetus, mis on meie enda sisemaailma toimemehhanismide kohta. Et selle kohta, et mismoodi meie mõte toimib ja kust meie kannatused nagu päriselt alguse saavad. Et seal on väga palju avastamist, et neid viise, kuidas seda avastada, et kas siin mingisuguste meditatsioonide näol või spirituaalsete õpetuste näol, neid on ju väga palju erinevaid, on ju, et kellele meeldivad mingisugused värvikamad õpetused, kellele hästi puhtalt ainult psühholoogiline, justkui teaduslik tekst on ju, aga et ma arvan, väga palju on peidus meie pea sees. Ja ma arvan, sealt on ka minu kõige suuremad ikkagi, mis päriselt muudavad seda maailma, füüsilist maailma ka, mis mu ümber on ju see, kuidas ma ikkagi iseenda pea sees toimin. Et jah, mingisugused need õpetused, mis minu jaoks on ikkagi seotud enda samade ihade või tahtmistega, mis meie enda sees on, et ma olen korra kusagil vist jaganud ka, ma käisin kevadel esimest korda Vipassana vaikuselaagris, mis on selline 10-päevane meditatsioonilaager, kus 10 tundi päevas mediteeritakse. Ja seal oli päris ilus kogeda seda avastust, et kus see kannatust siis alguse saab. Et kui sa ikkagi 10 tundi päevas istud selles meditatsioonis, ja siis on see 3. tund või see päeva 5. meditatsioon ja sul on 2 tundi ja siis sa hakkad ootama, et see läbi saaks ja mõtled, kas nüüd on 10 minutit möödas või on 40 minutit möödas ja kas nüüd on 50 minutit möödas või äkki on juba tund 40. Ja siis sa istud ja istud seal. Et kui lõpuks hakkab igav sellest kannatamisest ja suudad hakata jälgima, et kust ta päriselt nagu alguse saab. Et siis see on põnev asi, mille kohta ma ei taha mingit vastust anda, sest ma arvan, et see taipamine on palju väärtuslikum, kui me seda ise taipame. Aga et seal on palju taibata, et kust see rahu päriselt alguse saab ja kust kannatused päriselt alguse saavad ja mis kõik on võimalik. Et igaüks võiks enda sees tööd teha ja nüüd võib-olla
jah, tead, ma arvan, vaikus on selline asi, mida võiks endale rohkem pakkuda ja mitte millegi tegemist ja mitte millelegi mõtlemist. Ma arvan, see on ainuke asi, mis et meditatsioon ju ka tekib tunne, et see peaks olema miski, et ma panen silmad kinni, siis mul on juba kohe hästi hea olla ja hästi rahulik on ju. Et tegelikult, mis vastu vaatab, on see, et ma hakkan alles märkama, mis mu pea sees üldse toimub. Et ma arvan, et see on miski, mida ma väga soovitaksin igale inimesele, et kui vähe me nagu tegelikult päriselt jälgime iseenda neid kuidagi mehhanisme enda sees ja oma mõtteid. Et see, ma arvan, kindlasti muudab väga palju ja on kõige suurem õpetus, sest sealt saab kõik alguse. Et mõtted põhjustavad meie teod ja need juba omakorda meie elu ja nii edasi, et jah, mingisugused sellised teemad. Eks see on teema, millest saaks väga palju rääkida, aga hästi paljudes podcastides oled sa rääkinud, või lihtsalt nii palju, kui me kuulanud oleme, oled rääkinud hirmude ületamisest ja et kui on hirm, siis sa just lähed sirge seljaga vastu ja minu jaoks on see väga imetlusväärne ja kuidas sa jõudsid selle hetkeni, et just lähed sirge seljaga vastu, mitte ei põgene, nagu on paljudel inimestel kombeks esimese asjana teha või mida sa ütleksid inimestele, kellel on raskusi sellega, et minna oma hirmudele vastu? Ma ei mäletanud enam täpselt, kust see alguse sai. Sest ma olen seda ikkagi vilelenud juba üsna pikalt. Aga ma arvan, et see tuleb jällegi mingisugusest huvist iseenda selliste automaatsete süsteemide vastu või et mis asi on üldse hirm, miks ma midagi kardan. Et üldiselt tasub küsida, miks küsimusi mulle tundub, et need viivad nagu kuskile. Et kui avastada, mis on see, mis ma kardan, et miks ma seda kardan, et mida ma püüan endale tõestada või mis illusiooni ma püüan elus hoida või mis siis saab, kui juhtub see asi, mida ma kardan. Et kuidagi kui selle mõttega mängida, siis ma olen kuidagi avastanud, et üldiselt me kardame seda tundmatut ja nii kui me selle asja ära teeme, siis ta ei ole enam hirmus, sest ta ei ole enam tundmatu, on ju. Aga et väga palju on ka jah, mingisugust sellist ma ei tea, hirmu eksimise ees näiteks, on ju, et ma ei tee, sest et ma kardan eksida, on ju. Aga et miks ma kardan eksida, mis on see mingisugune mulje, mida ma püüan nagu endast siis elus hoida, on ju, miks ma püüan seda elus hoida, et minu jaoks hirmud on kuidagi hästi põnevad kompassid, et leida enda seest üles need kohad, mis nagu tööd vajavad või tähelepanu vajavad. Ja mulle tundub, et meie loomulik olek on tegelikult rahu ja kindlus ja rõõm ja armastus ja kuidagi usaldus. Ehk siis ma usun, et me ei peaks mitte midagi kartma. Nii et kui seal on midagi, mida karta, siis see tundub mulle väga sükene põnev asi, et millega siis tegeleda. Aga et siis teistel inimestel justkui, et pigem küsida endalt neid küsimusi ja jõuda nagu selle kõige algsema põhjuseni, et miks ma siis kardan. Jah, sest et ja hästi lihtne, et mina seda ei tee, et see ei ole minu ole või et ma seda ei karta, see tundub hirmus, on ju. Aga et jah, et kui võtta see nagu mõtteviis, et ta ei ole tegelikult normaalne olek. Ja et tegelikult ma võiksin mitte midagi karta, et muidugi on mingisugust ohtlikult olukord, aga ma siis ei karda seda, siis ma tean, et ma ei pane ennast sinna, on ju, et ilmselgelt kui ma kardan, et äkki ma ei tea, suren ära, kui ma pilvelõhkujalt alla hüppan, on ju, siis ma ei lähe seda tegema, vaid see on lihtsalt ratsionaalne mõistus, on ju, mis saab aru, et see on miski, mida ma ei tee. Aga et kui ma seda kardan või et selles mõttes, et need hirmud on minu arust mingi huvitav kompass ja just nagu iga asjaga. See ei pea olema ainult hirmuga, kui ma tunnen ka viha kellegi suhtes ja ma hakkan analüüsima, et kust see päriselt tuleb, miks see tuleb või kui ma saan ka haiget, kust see päriselt tuleb, miks see tuleb, mis illusiooni see püüab elus hoida või et mis päriselt haiget sai. Et ma arvan, et see ongi see üks viis, kuidas mina iseendaga tööd teen, et ma lihtsalt katsun leida iga asja juure ülesse ja sellega tegeleda. Väga hea mõte. Mis oli nagu viimane hirm, mida sa ületasid või mida sa viimati kartsid? Oskad sa öelda ka? Ei teagi.
valuta mul meenutada nii paljusid asju, aga ma tulevikus veel veedan aega enda peas, millest ma püüan ka lahti saada, et olla lihtsalt nagu siin, et mitte liialt planeerida. Aga minevikus ma veedan päris vähe aega. Et ma väga ei mõtle nagu möödunud asjade peale. Ja mul ka ei ole nagu seda mälu enam, et mul on raske nagu neid asju nagu meenutada. Et ma jään sulle praegu vastuse võlgu. Okay, aga noh, kõik need asjad ikkagi siin ütleme mingisugused suuremad filmirollid, mis on kunagi vastu võetud, mis on tundunud hirmsad kas või selle koha pealt, et on juba mingisugused muud kokkulepped olnud teatritega ja kuidas ma teatrile seda teen, et ma nüüd tulen ära ja või et mingisugused võib-olla mingi kokkulepped tihti, kus minu jaoks võib-olla hirmus on see, et ma olen andnud mingi lubaduse ja mul nagu vastutus ja minult oodatakse midagi ja nüüd ma pean justkui tegema vastupidi, on ju, et kas minust pettutakse või kas hakatakse süüdistama või midagi, on ju, et need on ka mingid hirmsad asjad või väga hirmus oli osta ka omale talu samal ajal, kui ma ei tea midagi majade renoveerimisest ja seal on 7 lagunenud maja, on ju, ja ma ei tea, mis raha eest ma neid renoveerima hakkan ja nii edasi, et aga noh, need ongi põnevad, et võib-olla jah, selline ka talu ostmine oli selline huvitav hirmust juhitud tegu. Et tundus hirmus, siis tundus, et ju siis ongi vaja ära teha, et vaadata, mis seal nagu peidus on. Ja parim otsus üldse. Eks need otsused õpetavad jälle vist hästi palju. No jah, ikkagi on midagi, mis iganes ei ole rahu, siis sealt on õppida. Aga meil on sulle ette valmistatud nüüd ka mõned quickfire küsimused. Oho, nii. Ma ju võtan ühe loksu välja. Võits aju värskendada. Alustame siis, et ülikool või eluülikool? Eluülikool. Matemaatika või kirjandus? Väga raske küsimus. Mulle väga matemaatika meeldib. Kirjandust on samas õhtul mõnus lugeda. Yeah. No mida süda ütleb? Matemaatika. Tiimitöö või üksinda? Tiimitöö. Raamat või film? Raamat. Ratsionaalsus või südamehääl? Südamehääl. Kuulamine või rääkimine? Kuulamine. Ajarännak või mõtete lugemine? Siin ja praegu olemine ilma mõteteta. Kas elu linnas pilvelõhkujal või üksikul saarel? Üksikul saarel. Pilvelõhkuja otsas ei tahaks küll olla. Tõde teada saada või elada õnnelikult? Tõde teada saada. Mälu kustutada või aega tagasi keerata? Mälu kustutada. Ma arvan, ei ole paljusid asju vaja, mis meil pea sees on. Riskida või mängida turvaliselt? Riskida. Saladus, mida hoiad või tõde, mida kardad? Tõde, mida kardad? Lendamine või nähtamatuks muutumine? Lendamine. Kas täiuslik hetk, mis kestab igavesti või keskpärane õnn? Täiuslik hetk, mis kestab tunduski liiga hea tõsi olla. Täiuslik hetk, mis kestab minuti või keskpärane õnn, mis kestab igavesti? Täiuslik hetk ikka, mis kestab minuti. Aga kas esimene samm või teine samm? Teine samm on raskem. Kas üks spontaanne reis või pikalt ette planeeritud reis? Spontaanne reis. Kas näitlemine teatris või kaamera ees? Teatris. Ja teiste vigadest õppimine või omad vitsad? Ikka ainult omad vitsad on need, mis peksavad. Ja siis meil on mõned küsimused veel sulle. Et mis on näiteks üks asi, mida sa jätta mitte kunagi tegemata oma siis üks vaimse heaolu jaoks? Tahaks öelda meditatsioon, aga jätan küll. Ma ikka märkan üldiselt iga päev oma hingamist. Et isegi kui ma seda kogu aeg ei suuda tähele panna, siis arvan, see on juba suur vaimne heaolu korraks toob kohale oma hingamist tähele panna. Kas tudeng peaks säästma, investeerima või lihtsalt ellu jääma? No ma mõtlen küll, et oleks võinud investeerida nende aastate jooksul, kus mul natukenegi oli, mida investeerida.
samal ajal see tundub üle keeruline maailm. Tundub, et elu võib ka usaldada. Küll kõik läheb nii, nagu minema peab. Mis see 3. variant oli? Lihtsalt ellu jääma. Ei, seal oli veel investeerima, edu jääma või? Säästma. Säästma, investeerima või lihtsalt ellu jääma. Säästud investeerimine ei ole sama. Tudeng peaks elama oma südame järgi, ta on veel nii noor. Jällegi hästi ilus mõte. Aga kui nüüd küsida, et kuidas sa defineerid rikkust enda jaoks? Meelerahu. Kui ei ole meelerahu, siis ei ole ei rikkustest ega mis iganes materiaalsetest asjadest või saavutustest või karjääridest mingit tolku. Et kui on meelerahu, siis saab kõike tee muud luua väga tervest ja ma arvan targast kohast. Super, aga siin said meie küsimused otsa. Aitäh sulle, Henessi, et sa jõudsid tulla siia meiega juttu rääkida ja väga tore õhtupoolik oli. Väga tore, aitäh teile. Tõesti suur rõõm oli näha. Ja loodame, et tulevikuprojektidega läheb siis ikka kõik hästi. Ja. Ta läheb nii, nagu minema peab. Ja. Aitäh sulle. Suur aitäh.